Siis vaatame, kuidas toetada siis noort julgete otsuste tegemisel. Teeme väikese aga väga põneva grupitöö ja siis räägime tehisintellekti mõjust tööturule. Selline kiire 2 tundi saab olema, aga garanteerin, et see saab olema väga põnev teile. Ja nii nagu võib-olla mõned teist juba kuulsid ka, siis töötoa tegelikult salvestame ja saadame teile koos slaididega hiljem järelvaatamiseks ja kuulamiseks. Ja ma tean, et osad on palunud ka seda salvestust, kes ei saanud täna siis osaleda. Nii et ei ole hullu, saame tehtud selle. Aga võib-olla siis nii palju veel, et küsimused võib panna chatti, võib tõsta käe kohe, kui kas Maria, Kaire või Indrek räägib. Rääkisime läbi ja tundub, et nii on kõige mõistlikum, et ei pea ootama siis esineja lõpuslaidi ja siis tulistada küsimustega, et võib kohe alustada. Nii, aga siis kõigepealt, kes siis täna teile esinema üldse hakkavad või rääkima, räägib Indrek Stern, kes on siis Edumus Schooli tehnoloogiajuht, Maria Rahamägi, kes on siis Edumus Schooli tegevjuht, mina, Triinu Putnik, siis Edumus Schooli õppekoordinaator ja Kaire Viil, kes on siis juhtimiscoach. Nii et 4 sihukest vahvat karjääriga seotud inimest väga tugevalt siis täna jagavad oma kogemusi, mõtteid, ideid teiega ja väga ootatud on ka teie kogemused ja mõtted. Nii, aga esimesena siis tulevikuharidus ja Maria. Maria, sõna sulle. Suur aitäh. Ja, mina olen Maria Rahamägi ja tõesti siis Edumus Schooli asutaja koos nüüd Daniili ja Indrekuga. Ja nüüdseks ma arvan, et ma olen enda olnud selline täisväärtuslik haridusinimene juba ligi 5 aastat, aga ma ei ole alati hariduses olnud. Ma arvan, et tänase sellise karjääri teemalise webinariga läheb see taust väga hästi kokku. Et ma nimelt õppisin majandust ja äri ja siis veidi IT-d ja nüüdseks olen töötanud siis enne Edumust tarkvararendusettevõttes siis turundusagentuuris, selle kõrvalt teinud vabatahtlikku tööd Junior Achievementiga, kes minu arust super selline noorte ettevõtlikkuse edendaja on ja nende kogemuste põhjal siis Edumus asutasingi. Ja kui esmapilgul võiks arvata, et minu sellise akadeemilise hariduse puutumine pedagoogikas võib olla haridussüsteemis panustamiseks selline nagu puudujääk, siis ma nüüdseks arvan, et just see, et ma näen kogu seda haridussüsteemi rohkem läbi majanduse konteksti ja võib-olla suudan seda veidi enamal määral panna ka sellisesse tehnoloogia konteksti, siis on see just selliseks tugevuseks selleks, et näha neid enamaid võimalusi haridussüsteemis. Et ja, Triinu, äkki ma saan neid slaide ise klõpsida, siis sa ei pea seda tegema, siis ma saan neid, sa pead vist sharing'u kinni panema ja siis ma saan ise share'ida. Nii, vaatame kohe. Ja, läks. Nii, nüüd te vist näete mu slaide ka. Super. Et jah, mis me Edumusega ja suuremas plaanis oleme näinud ka, et tänane haridussüsteem enam nii suurel määral ei vasta tööelu vajadustele ega ka siis noorte ootustele, et seda sellist mismatchi on mõlemalt poolt. Ja näiteks 40% tööandjatest Eurostati põhjal ei suuda leida õigete oskustega töötajaid siis Euroopa kontekstis. Ja kust see tuleb, on see, et selline tehnoloogia ja haridussüsteem on arenenud üsnagi kordamööda, et tööstusrevolutsiooni ajal siis just tehnoloogia arenes väga kiiresti ja mis me sellest ajast nagu ajalootundidest võime mäletada, on see, et näiteks mingi lapstööjõud oli väga populaarne, töötingimused olid väga kehvad, tekkisid üksikud väga rikkad inimesed, aga siis kõik ülejäänud töötasid väga nigela tasu ja nigelates tingimustes. Aga siis ka haridussüsteem jõudis järgi ja
eriti just läänemaailmas, 70-ndatel kõik said ühe sissetulekuga endale kodu lubada ja perevajadused kõik katta ja selline suhteline rikkus oli eriti just siis lääne ühiskonnas. Ja nüüd digirevolutsiooniga on siis mitte ainult minu, vaid ka siis ühe vahva OECD raporti põhjal just see sotsiaalne valu ühiskonda tagasi tulnud, sest et jälle tehnoloogia on arenenud väga kiiresti, see väike sihtrühm inimestest on siis sellest saanud väga palju kasu lõigata, aga samamoodi selline sotsiaalne valu on tagasi tulnud ja minu arust see väljendub näiteks selles, et jälle töötingimused paljudel inimestel ei ole väga head, tasu ei pruugi olla suurepärane ja selline varanduslik ebavõrdsus kasvab. Ja mis siis on lahendus, et OECD raport toob päris kenasti välja ka selle, et milline see tuleviku haridussüsteem peaks olema ja see läheb näiteks väga hästi kokku ka meie enda Eesti haridusstrateegiaga ja kusjuures meie haridusministeerium on ka selle sama OECD raporti tulemusi tunnistanud ja viitab nendele oma kodulehel, nii et me kõik töötame sinnapoole. Ja selle asemel, et siin ise seletada, milline see süsteem välja näeb, ma arvasin, et võib-olla kõige mõistlikum oleks just näidata seda videot. Nii et vaatame, kas see heli tuleb teile läbi. Praegu ei tule. Kas te kuulete heli? Ei. Okei, kohe vaatame. Kuidas ma saan teha niimoodi, et see heli läbi tuleks? Kui sa paned uuesti share'ima, siis seal on 2 seda linnukest seal all ääres. Okei, õigus. Nii. Jah, täpselt nii. Aitäh, Triinu. Nii. Societies evolve, so do our education systems. But what does the future of education look like? To answer this question and understand how traditional models are evolving, we looked at emerging features that may become the new normal in education systems around the world. What did we see? Traditionally, in education systems, decisions are made by a select group of people, and everyone has a distinct role. Students learn by listening to their teachers, teachers teach, and principals manage the schools. The curriculum is linear and standardized. Academic performance is prioritized, and students are assessed through standardized tests. How is this changing? Education systems embodying the new normal are part of a larger ecosystem where decision-making and responsibilities are shared among a wide group of stakeholders, and students are active participants in their own learning. In these schools, the learning process and student well-being are also valued in addition to academic performance. There is a recognition that students come from different backgrounds and learn in different ways. Learning happens in a non-linear process with different types of assessments used for different purposes. These schools are monitored no longer just to ensure accountability, but also to encourage frequent feedback at all levels to continually improve the education system. The future, by definition, is unpredictable, but by developing responsive education systems, we can help our children adapt to, thrive in, and even shape whatever the future holds. To find out how you can help too, visit our website. Ja
Ja põhimõtteliselt, mis mulle väga meeldib selle nii-öelda video puhul ongi see, et ta toob välja seda, et kuidas haridussüsteem saab tulevikus olema kogu selline ühiskonna ja kogukonna vastutus, kuna ma leian, et see majandussüsteemile loob olulise vundamendi, siis on nii-öelda kõigi jaoks oluline see, et see haridussüsteem ja see, mida me noortele õpetame ja kuidas me seda teeme, vastaks sellele, mis siis tuleviku tööjõuturult me ootame. Ja edumusega me oleme tegelikult seda mõtteviisi kandnud küll alguses mitte nii teadlikult, päris algusest peale. Ja edumus alustas sellest, et me tõime neid spetsialiste füüsiliselt koolidesse õpetama. Ja nähes, et see küll loob positiivset väärtust, aga me ei jõua seeläbi päris kõigi nende noorteni, kellele me tahaks ja kõikidesse koolidesse, siis sellest inspireerituna me Edumus-kooli 1,5 aastat tagasi lõime ka, et noored saaks üha enam hakata juhtima enda haridusteed ja teha oma otsuseid oma kaasõpilastest või koolidest sõltumatult, sellepärast et kõik õpilased ei pruugi olla samamoodi huvitatud rakendusbioloogiast või arhitektuurist või psühholoogia teemadest. Ja mida me Edumus-kooliga oleme nüüd juba eelmise aasta piloodi põhjal näinud, et kui seda valikute võimalust noorte jaoks kasvatada, siis ka see nii-öelda number erinevatest kursustest, mida sama kooli noored võtavad, kasvab mitmekordselt. Et näiteks siin Kohila gümnaasiumis, kui kool suutis varem pakkuda paari erinevat valikainet õppeaastast, siis sellepärast, et see grupp ei tule kokku ühes aines, siis näiteks Edumus-koolis võtsid noored juba 17 erinevat kursust, mis siis võimaldab kõigil noortel leida täpselt selle teema, mis neid parasjagu kõnetab. Ja ma näengi, et tuleviku haridussüsteem saab olema rohkem paindlik, et just läbi sellise veebiõppe ja edendades koostööd koolide vahel, et see ei pea olema ainult koolid ja Edumus-kool, vaid minu arvates võiks ka tulevikus koolid omavahel sellisel kujul koostööd teha, siis me loome haridussüsteemi esiteks sellist efektiivsust juurde ja teistpidi ka anname kõigile noortele, olenemata nende asukohast või taustast, rohkem võimalusi õppida täpselt neid teemasid, mis neid parasjagu huvitavad. Sest et ma arvan, karjäärispetsialistidena te teate väga hästi, et enamus töökohti, mis tulevikus kus need noored tööle lähevad, täna veel olemas ei ole. Niisiis nende selliste tugevuste ja arengu toetamine peaks olema meie haridussüsteemi peamine eesmärk ja liikuda ära sellest tänasest lihtsalt haridussüsteemi administreerimisest või selle optimeerimise eesmärgist. Ja mis ma siinkohal tahaksin välja tuua on see, et Eesti haridussüsteem on maailmas üks eesrindlikemaid, seda nii PISA tulemuste kontekstis kui ka selle põhjal, et koroona ajal distantsõppele üleminekul siis tegelikult meie haridussüsteemis suurt negatiivset mõju ei tekkinud. Nimelt selle esimese koroonalaine põhjal Tallinna Ülikooli ja ministeeriumi koostöös läbi viidud uuringus tuli välja, et 1/3 noortest distantsõppel sai paremini hakkama, 1/3 polnud vahet ja 1/3 said kehvemini hakkama kui kontaktõppes. Ehk siis süsteemi mõttes väga võib kõlada hullumeelsena, aga sisuliselt vahet ei olnud, kui me läksime sellise paaripäevase etteteatamisega distantsõppele, mis on meile väga hea selline indikatsioon, et kui sellist veebiõpet ja distantsõpet hästi planeerida ja anda võimaluse just nendele noortele sellest osa saada, kes just ise juhitud õppes paremini hakkama saavad, siis on see mitte ainult suur võimalus nendele noortele endile ja meile siin Eestis, vaid ka tegelikult vaatavad Eesti poole väga paljud teised riigid ja nende haridussüsteemid, mis tähendab seda, et võib-olla just see meie haridussüsteem saab
nagu Eesti riigi selliseks peamiseks ekspordiartikliks samamoodi ja seeläbi me saame aidata rohkem õppida mitte ainult noortel Eestis, vaid ka teistes riikides. Ja niisiis ma väga loodangi, et teie karjäärispetsialistidena saate samamoodi esiteks meie endi noortel julgustada võtta erinevaid kursuseid veebist, miks mitte Edumusskooli enam kui 50 kursuse seast ja seeläbi luua ka sellist enam dünaamilisust ja paindlikkust meie haridussüsteemi. Aitäh! Aitäh Mariale selle väga põneva ülevaate eest siis tulevikuhariduse kontekstis. Ja siit ma arvan, et ongi hea edasi minna Kairega ja ma kohe siis sharing slaide ka. Nii. Panen siit kiirelt edasi. Ja küsimus siis on, et kuidas toetada noort siis tema julgete otsuste tegemisel. Ma loodan, et Kaire, sa oskad meile sellele küsimusele kõige paremini vastata. Oi, aitäh! Suur tänu, Triinu, suur tänu Maria ka sellise inspireeriva sissejuhatuse eest ja väga ambitsioonikas ja julge küsimus, Triinu, et kas mina olen kõige parem inimene või kõige professionaalsem sellele küsimusele vastama, et kuidas toetada noort julgete otsuste tegemisel. Oi, nii äge paradoks. Et inimesi ju tavaliselt õpetatakse tihti nii, et võtta endale mentoriks või nõuandjaks see, kellel endal on ka mingid tulemused antud valdkonnas ette näidata. Ja nüüd me saamegi kõik mõelda sellest, et kui me oleme need inimesed, kes püüavad toetada noort julgete otsuste tegemisel, aga et millised on need meie endi kõige julgemad otsused, mida me oleme viimasel ajal teinud ja ellu ka viinud. No ma usun, et kõigil mõni äge näide tuleb. Aga jaa, et mina olen Kaire, ma olen Ida-Virumaalt, praegu ka Kohtla-Järvel oma kodukontoris. Ja kui Maria rääkis ka, et kuidas tema on seotud haridusega, siis minu karjäär on jah võrdlemisi igav, et kui siin alguses see küsimus oli, et 18–24-aastased noored, et kui palju mitu töökohta nad on jõudnud vahetada, siis mina vist tundun nagu täielik fossiil või mugavustsoonis passija, et 10 aastat ma olin Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, minu esimene töökoht, ja järgmised 10 aastat Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis. Nii et kui see pealkiri on selline, et kuidas toetada noort julgete otsuste tegemisel, et siis mul tegelikult ligi veerand 100 aastat kogemust on, sest olles siis ka eesti keele õpetaja või õppimisoskuste õppeaine lektor, õpetaja, et väga paljuski tuleb tegeleda õppijate enesekindlusega ja mul on alati olnud ka mõni täiskasvanud õppijate eesti keele grupp ja pigem ei ole küsimus teadmistes, et neil on samasugused pakid eesti keele õpikuid ja eesti keele konspekte kodus. Et neile võiks doktorikraadi anda selle põhjal, kui palju nad on eesti keelt õppinud, aga pigem ongi küsimus julguses ja enesekindluses. Aga kui ma mõtlen oma kooliajale, see oli siis eelmise sajandi lõpus, et kes meid tegelikult toetas julgete otsuste tegemisel, et ma ei mäleta ühtegi õpetajat koolis, kes oleks aidanud püstitada selliseid ägedaid ja ambitsioonikaid eesmärke. Ja kodus ema ja isa olid ka pigem tagasihoidlikud ja nagu eestlastel on parem varblane pihus kui tuvi katusel, ära hüppa üle oma varju ja kõik need muud ütlemised. Nii et
ma ei mäletagi, et keegi oleks toetanud julgete otsuste tegemisel. Et kui ma tahtsin astuda kunstiakadeemiasse või tol hetkel vist kunstiülikooli, siis minu kunstiõpetaja ütles ka, et kunstiakadeemiasse, see on ikka väga julge samm, sa võid ju proovida, aga sinna on suur konkurss. Aga Tallinna Ülikooli kunstiõpetajaks võid minna küll. Et selline, et see on mul meeles ja praegu olles ka hariduses ja teie ka kindlasti väga paljud hariduses, et see ei kõla hästi, et okei, füüsikut sinust ei saa, aga kooli füüsikaõpetajaks võid minna küll. Ja, aga Triinu, ole hea, vaatame, mis on järgmisel slaidil. Aha, ja veel sissejuhatuseks. Julguse kohta siin vasakul pool on Eesti luuletaja Artur Alliksaar kirjutanud väga toredad mõtted. Et lugege see palun iseseisvalt läbi ja seal all on siis minu jaoks väga kõnekas rida. Ja paremal pool on ka üks maailmakirjandusest, üks poeesia. Et ma olen tõlginud ka eesti keelde, et lähme astume sinna Mäekuru servale. Et ma kardan, ma ei julge. Tule sinna täpselt Mäenõlva servale. Ei, aga mis siis, kui me kukume? Tule ikka siia Mäekuru servale. Ja see on 2 varianti, et kas sa kukud sealt mäest alla või hakkad lendama. Ja suure tõenäosusega see tiivustab ja sul läheb hästi, aga see hirm on see, mis pärsib, et äkki ma failin, mida teised arvavad ja nii edasi. Aga palun, Triinu, võtame järgmise slaidi. Ja nüüd on taas teile paariminutiline iseseisev mõtisklus ülesanne, et kui sissejuhatuses juba küsisin, et millised, et olles teiste julguse toetaja, et siis millist on enda kõige julgemad otsused. Ja mõtle praegu sellele, et kes ja kuidas sind toetas nende tegemisel. Või kes või mis või kuidas sind pidurdas. Ja et millised uskumused sa ise julguse ja enda võimete ja võimekuse kohta said kodult kaasa või teismelisena nooruses koolis. Millist mõju sa kogesid. Ja kui keegi on valmis oma mõtteid jagama, siis ole hea, tee oma mikrofon lahti, tee oma kaamera lahti, et kõik mõtted on head mõtted, ühtegi vale vastust siin ei ole, et ole hea. Mis mõtted sul tekkisid, kui sa neid küsimusi vaatasid? Või kellel on mugavam, võib ka jutunurka ehk chatti kirjutada. Mina võin jagada, mina olen Astra. Oi, aitäh sulle, Astra. Oi, kui hea, et sa täna tulid. Et ma olen maru väsinud, kuna ma tulin õpirändest, just tööõpirändest ja seega me just rääkisime ka, et noori julgustada õpirändesse minekut ja ka see oli minu unistus sinna kunagi saada. Ja miks ta oli unistus oli seetõttu, et mitte et võimalusi poleks olnud, vaid et ma ise panin piirid endale ja just nimelt inglise keele suhtes. Kuna mu vanus on 51, siis teab kaua ma seda endas sees hoidsin ja nüüd ma käisingi Austrias, Salzburgis
ja ma nägin, kui toetavad kõik olid õpirändes selle keele suhtes ja ka nad ise õppisid selle keskel. Nii et ka nemad tõid selle mõtte, et mida ma võin ja mida ma ei või, et Austria õppesüsteemis ükskõik mis vanusega see on seotud, on sama mõtteviis, et ma suudan, ma võin, mida nemad kannavad endast. Nii et see ühiskond, need inimesed toetavad, kes selle sees on, pidurdas eneseusk ja julgus ja läbikukkumise hirm, eks ole. Ja samas uskumused, et ma ei saa hakkama, ma tean, et ma saan hakkama, aga kuna see on minu kompleks, siis ma ju ei saa hakkama. Nii et see on minu julge otsus ja seetõttu, kuna ma nõustan ka noori, siis ma usun, et oma näite põhjal saan ma väga ka innustada noori juba tegema seda, mida mitte endast hoidma, vaid pikem seda välja laskma ja ära kogema. Ja aitäh sulle, suur aitäh sulle, Astra, et sa seda jagasid. Ma mäletan, kui ma olin ülikoolis tööl ja siis, kui räägiti nendest hirmudest ja sellest, et sellest mõttetaagast, et kui ma nüüd seda teen, kui ma nüüd seda ütlen, mida teised arvavad. Et kui ma mõtlen, et täiskasvanu tasandil, aga et lapse ja noore tasandil võib selle ärevuse veel korrutada 10, et tal on veel 10 korda keerulisem. Ja, et suur tänu, Astra, sulle selle näite eest ja et tõepoolest see, et kui mina sain 51-aastaselt hakkama, siis saad sina ka 15-aastaselt hakkama ja võõrkeele kohta on veel ka selline tore tsitaat, et ära pahanda inimesega, kes ei oska väga hästi inglise keelt, selle eest ta oskab muid palju haruldasemaid keeli, et tunnusta teda selle eest. Ja suur tänu kõigile, kes jutunurka ka kirjutasid oma väga häid kogemusi ja siis neid, mis on kammitsenud. Aga palun, Triinu, paneme järgmise slaidi. Ja mulle endale väga meeldib selline storytelling või lugude jutustamise meetod. Ja jutustaksin siin sellise loo, et tuli ükskord 1980-ndatel või 80-ndate lõpus, 90-ndate aastate alguses Inglismaal või vabandust, Hollandis sõudetrenni siin vasakul olev üks ilus priske vanaema ja ema ja isa ja vanaisa väga hoolitsetud poiss, kes oli nagu selline tore Michelini mehike ja põsed sellised pontsakad. Ta tahtis minna sõuderingi, sõudetrenni. Ja siis, kui treenerid või seal administraatorid küsisid, no nii, aga lapsuke, mida sina siit otsid? Et kes oli täiesti ebasportlik lapsuke. Siis see poiss ütles, et aga ma tahan saada olümpiavõitjaks. Ja 6-aastasena. No, loomulikult ta võeti vastu, et las laps jookseb, hüppab, kargab. Ja siis ta aasta aega käis seal sõuderingis ja seal spordiklubis, aga ta tuli 7-aastaselt sügisel tagasi. Ja siis tal küsiti jälle, et oi, sa tuled tagasi, aga mis mõtted sul on, et mida sa soovid? Ja siis ta ütles jälle, et aga ma teile ütlesin, ma tahan saada olümpiavõitjaks. Ja siis teda hakkasid juhendama mitmed treenerid ja kõik asjapulgad, kes seal treeningutel on. Ning alates aastast 2004 on Alan Campbell võitnud erinevaid tiitleid, purustanud rekordeid ja aastal 2012 saigi ta Londoni olümpiamängudel sõudmises olümpiakulla. Nii et selline visioon, et ma tahan saada olümpiavõitjaks, seda on võimalik ellu viia ka täiesti siis, kui pealt näha nagu potentsiaali ei ole või see just nagu ei ole sinu jaoks. Ja et nüüd on see küsimus kõigile, et mis on see sinu olümpiavõidu vääriline, see ei pruugigi olla sportlik saavutus, aga mis on sinu jaoks, sinu valdkonnas või sinu unistuses, julges unistuses see niinimetatud olümpiavõit. Ja Triinu, lähme järgmise slaidiga edasi. Ja nüüd ma tooksin siia ühe
ühe sellise paradoksi, et tõenäoliselt, kui olete noorte toetajad, siis erinevad eesmärkide püstitamise käsitlused ja teooriad on teile tuttavad. Üks alates 1960 aastatest kasutusel olev eesmärgistamise tööriist on see SMART eesmärgistamine. Tõenäoliselt kõigile tuttav, aga siin igaks juhuks. Et missugune on üks hea sõnastatud eesmärk ja väga paljudes õpioskuste või ka karjääriõpetuse tundides noored teevad neid läbi. Aga paraku on päriselus nii, et 88% nendest SMART stiilis sõnastatud eesmärkidest jäävad ripakile, neid ei viida ellu. Mis see põhjus võib olla? Ja, ma usun, et sa oma peas oled mõelnud mõningad põhjused, aga kui sa näed siin, et see peab olema mõõdetav, see peab olema saavutatav, see peab olema asjakohane, seal peab olema mingi ajapiir. Aga vaata, siin ei ole sellist punkti nagu seda seotust, et kuivõrd see tegelikult minu eesmärk on. Et kui ma selle niimoodi sõnastan, siis et kas see on ikka minu eesmärk või ma sõnastan selle või ma püstitan selle kellelegi tõestamiseks. Ja siin puudub ka selline nagu põnevuse või hasardi või huvitavuse kriteerium. Ja tihtipeale juhtub ka nii, et nad on sellised väga realistlikud eesmärgid. Ja kui see sõnastatakse realistlikult, et siis on see ülesanne liiga lihtne. Ja kui sa mõtled ka enda tööülesannete peale või ka koduste tegemiste peale, kui on ülesanne liiga primitiivne, siis ma ei viitsigi teha. Mul kaob huvi ära. Ja seetõttu nõndaviisi on, et SMART eesmärke pigem ellu ei viida. Aga realistlikele eesmärkidele vastandub sellised hulljulged, ambitsioonikad, võimatuna näivad eesmärgid. Ja Triinu, palun järgmist slaidi. Ja me varsti teeme läbi ka praktikumina ühe harjutuse, aga enne seda siis paar näidet, et millised on siis vastandid SMART eesmärkidele. Et üks klassikaline õpiku näide on sellisest spordifirmalt nagu Nike. Ja kes on elukogenum inimene, mäletab, et 1980. aastatel ja 70. aastatel, kui olid spordivõistlused, siis domineeriv või tuntum firma oli Adidas. Jah, et Adidase dressid, Adidase tossud ja nii edasi, need Adidase logod. Aga siis Nike otsustas, et me peame seljatama Adidase. Me peame saama võimsamaks, kui on Adidas. Ja alates 90. aastatest oli rohkem olümpiamängudel ja muudel maailmameistrivõistlustel Nike logosid. Et Nike püstitaski endale sellise hullumeelse eesmärgi, et me peame olema ägedam kui Adidas. Ja teise näitena tooksin ka 60-ndatest aastast 1963. Martin Luther King, I have a dream. Väga võimas eesmärk, I have a dream. Aga kujuta ette, kui Martin Luther King oleks ka sõnastanud selle SMART eesmärgina, et vähendada rassismi igal aastal 1% võrra. Keegi poleks kuulanudki teda ja seda eesmärki ei oleks tõenäoliselt ellu viidud ja need ei oleks uudiste künnist ületanud. Nii et üle oma varju hüpata ei ole sugugi halb mõte. Ja
Aga teeme nüüd ise ka läbi ühe praktikumi, et te olete nüüd kui palju juba 40 minutit järjest istunud. Ja ole hea. Tõuse praegu püsti ja selles mõttes, et tõuse nii kaugele püsti, et sa kuuleksid mind. Ja mõtle ühele endale julgele eesmärgile ja ühele julgele unistusele. Ja et kui ei oleks ühtegi takistust, siis mida sa selle eesmärgi ja unistuse elluviimiseks teeksid, kui sul ei oleks mitte ühtegi takistust. Ja seisa praegu sinna kohta, kus sulle tundub, kus on nagu mõnus ja mugav olla. Ja kui sulle sobib, siis võid ka silmad kinni panna, et teeme läbi sellise visualiseerimisharjutuse. Et kujuta ette, et sa oled nüüd selle eesmärgi ja unistuse saavutanud. Ja kuidas sa ennast tunned, kui sa oled selle eesmärgi või unistuse saavutanud? Kui sa oled saavutanud, et kus kohas sa viibid, et millises paigas sa viibid? Et kui see unistus on saavutatud, siis mida sa selles olukorras, situatsioonis või selles uues elustiilis, mida sa seal veel näed? Kes sind ümbritsevad, kellega sa selles uues olukorras oled? Mis mõtted sul selles uues olukorras veel peas on? Ja tulles nüüd tänasesse päeva tagasi, et millist nõu sa annad, kas nüüd pool aastat nooremale iseendale või 1 aasta nooremale iseendale, et sa praegu käisid selles soovitud tulevikus ära, see future perfect, kui nagu kirjanduses kasutatakse, et käisid selles soovitud tulevikus ja nüüd tulles tagasi, millist nõu sa annad nooremale iseendale? Ja istu nüüd palun tagasi ja ma oletan, et sul on ka kirjutusvahend ja pastakas ka käepärast. Ja anna siis iseendale nõu sellisel kujul, et millised 3 sammu sa peaksid ette võtma, et sellel unistusele lähemale jõuda või sinna parem või enda jaoks soovitud tulevikku jõuda. 3 sammu, mida sa peaksid tegema või 3 sammu, mida sa teed. Ja et see oli nüüd hästi kiirkorras niimoodi demona selle harjutuse läbi tegemine, et kellel on huvi selle harjutuse vastu ja kes tahab oma tööriista kohvrisse selle võtta. Et see harjutus ei nõua sellist erilist väljaõpet, et siis võite julgesti minuga ühendust võtta, et ma selle formaadi annan ja ka võib-olla veelgi rohkem neid visualiseerimisküsimusi, aga suur aitäh, et te selle harjutuse kaasa tegite ja võtsite selle aja iseendale ja selguse saavutamiseks ja enda elluviimise toetamiseks. Ja, aga Triinu, pane palun järgmine slaid ja minu viimane
vist viimane slaid. Ja tahaksin ka teile siis tutvustada ühte sellist enda arengu toetamise filosoofiat, mida ma kasutan absoluutselt iga sihtrühma, kas siis individuaalse kliendiga või menteega või ka gruppides. Et see on ka see on ka leitav internetis coactive model ja selle nagu põhilised punktid on sellised, et teiste nõustaja üks nagu võtmeoskus on kuulamisoskus, et meil on 2 kõrva ja 1 suu ja et neid tasub proportsionaalselt kasutada, ehkki tean ja olen saanud päris palju näiteks kutsekoolide mentoritelt või karjäärinõustajatelt tagasisidet, et noortel on see rääkimisoskus ahtake ja sõnavara võib-olla kasinavõitu, aga kui see usaldus saavutada, siis ja, et kus ta teab, mida ta mõtleb, kui ta ei ole seda välja öelnud. Et see kuulamine on väga oluline tööriist. Siis teine väga oluline punkt on siis self-management ehk see hinnanguvaba suhtumine, et see on ka harjutatav, et vahel küll mulle, kui me teeme õpitubasid sel teemal, et inimesed ütlevad esialgu, et oi, kuule, sul on selline poker face. Aga jah, selline neutraalne hinnanguvaba näoilme ja kehakeel. Ja siis see curiosity, et eesti keeles jah uudishimu, et see uudishimu võib-olla ei kõla nii hästi, aga et selline siiras huvi, et häälestada ennast nõndaviisi temaga kohtumisele, et sa ei tea mitte midagi. Et kaotad kõik eelarvamused ära, et kõik need noored on sellised või nad ütlevad alati seda, et unusta ära, et sa tõenäoliselt tead, mida ta ütled, vaid kuuladki sellise siira huvi ja siira uudishimuga. Et nii tasub ka kõikidel koolitustel käia, et ma ei tea mitte midagi ja see on mulle väga huvitav, mida juhendaja räägib. Nii et siis kuulamisoskus, hinnanguvaba olek, siiras huvi ja siis see intuition, et kuulata teda nii mõistusega kui ka südamega, et üks asi, mida sul see ratsionaalsus ütleb, aga sama oluline on ka, et mida sulle süda ütleb, kui sa temaga tööd teed ja siis öelda julgelt välja, et mulle tundub, et siin on midagi veel või et millest sa mulle täna veel rääkinud ei ole, et julgelt et intuitsioon on ka meie töövahend lisaks realistlikule mõtlemisele. Aga mis küsimused sul tekkisid, kui sa koos meiega kaasa mõtlesid? Küsi julgesti. Aga tundub, et hetkel küsimusi ei ole, aga igal ajal võib minuga ühendust võtta. Aga suur tänu teile, et kaasa mõtlesite, et need harjutused kaasa tegite ja natukene urgitsesite ka enda sees. Aitäh! Aitäh, Kaire, sulle. Võib-olla lõpetuseks ma küsin, et kui sa peaksid ütlema 3 kõige olulisemat asja, mis sinu arvates on, kuidas siis ikkagi ühte noort julgustada või suunata õigete valikute tegemisel, mis need oleksid, mis sul kohe niimoodi kõhutundest tuleb, ilma et sa pikemalt mõtleksid selle peale? Aga suunata õigete valikute tegemisel, et kõigepealt alustame sealt, et just tema jaoks õigete valikute, eks ole, et mitte tema ema ja isa jaoks ja mitte õpetaja või karjäärinõustaja, vaid et tema enda jaoks õiged valikud. Esimene olemas. Ja, et kindlasti luua selline turvaline, usaldusväärne õhkkond,
et ta vähemalt, et ta julgeks iseenda vastu aus olla ja et kui ta selles karjääri, et kui ta sellel nagu kontaktkohtumisel või videokohtumisel isegi meile neid mõtteid välja ei ütle ja see ongi okei. Et ta vähemalt ise on hakanud mõtlema oma enda päris teemadele. Ja siin oli kommentaari, ma ka nägin, et mis see õige üldse on ja vahel ju päriselus võibki see õige vastus tulla alles mõne aasta pärast. Et jah, see usaldusväärne õhkkond. Et see on kõige, see on see kõige alus. Ja siiras huvi tema arengu, tema käekäigu vastu. Ja et kui ka aeg-ajalt on tagasilöögid, et siis need tagasilöögid on ka väga tänuväärne õppimiskoht, mitte et need ei ole tagasilöögid. Kui me üldse milleski õpime, siis vigadest. Aitäh, Triinu. Oi suur, see oli nii hea küsimus, et ma kohe sellele pean täna veel mõtlema. Aitäh sulle, Kaire, väga vahva ettekande eest. Tõesti pani ka mind kohe mõtlema. Aga mul kohe tekkis või meenus üks lugu, mille ma lugesin ühest raamatust, et kui õpetaja küsis õpilaste käest, et kelleks teie suurena tahate saada. Ja siis küsis ühelt poisilt, et ütle sina, et kelleks sina tahad suurena saada. Ja siis see poiss ütles, et mina tahan õnnelikuks saada, mille peale õpetaja vastas, ei, sa ei saanud küsimusest aru. Aga poiss jäi endale kindlaks ja ütles, ei, sina ei saanud minu eesmärgist aru. Ja siit ma arvan ongi hea minna põnevale grupitööle. Kohe panen ette õige slaidi ka. Nii, korraks mul jäi siin mõtlema. Nii, ja teeme väikesed breakout ruumid. Kohe meie hea kolleeg Daniil aitab meid selles osas. Ja siis gruppides on erinevad küsimused. Kokku ma arvan, et me võiksime teha niimoodi, et kui me lähme gruppidesse, siis meil on aega seal maksimaalselt 15 minutit. Ehk siis tuleme tagasi 11.05 ja me jagame igasse gruppi ka siis slaidi põhja, kuhu siis te saate valida, et kes see õnnelik on, kes siis kirjutama hakkab teie mõtteid. Ja esimeses grupis siis, või tegelikult ei ole õige öelda esimeses, vaid et osad saavad siis grupis arutada järgnevaid küsimusi. Et kes on sinu jaoks üldse selline suunamudija ja mida peab tegema, et üldse suunamudijaks saada või siis tuua näiteid headest suunamudijatest, keda teie täna juba teate. Ja siis teised saavad arutada hoopis selliste küsimuste üle, et mida eriti julged siis plaanid sina teha järgmisel korral, kui näiteks nõustad noort, et kuidas tunded on, et millised võiksid need eriti julged plaanid olla ja milliseid supervõimeid sa selleks üldse kasutad, et mis sul juba olemas on, milline see sinu seljakott täna olemas on. Nii et ma arvan, et läheme breakout ruumidesse, tuleme tagasi 15 minuti pärast ja vaatame, mida te siis panite kirja. Aga me jagame igasse breakout ruumi siis slaidi põhjad ja sealt te näete, et kui tulete grupp number 1, siis sealt tuleb üles leida see oma slaidi põhi, et kus see grupp number 1 on. Ja kui keegi jääb hätta, siis tuleme ja piilume ja aitame rõõmuga teid. Nii et aga siis lähme aga breakout ruumidesse. Nii, nüüd vist teid juba siin jagatakse. Et võite hakata ühinema. Nii, ma loodan, et teile tuli tervete. Ma loodan, et oli väga sisukas ja põnev kuulata erinevaid mõtteid. Ja ma kohe nagu natuke piilusin ka, et mis te siis vahepeal tegite. Ja ma nägin, et grupp number 1 oli kohe, kes võttis hästi kiiresti vähemalt selle nagu kirjutamisrolli küll enda kanda. Et ma võib-olla siis palukski äkki teilt kellegilt kommenteerida, et kuidas teil arutelud läksid ja ma näen, et teil oli ka 3 küsimust, et kes on siis sinu jaoks suunamudija, mida peab tegema siis selleks, et suunamudijaks üldse saada ja võib-olla mõned head näited siis suunamudijatest, et
kes seal grupp number 1 oli, et äkki keegi teist siis teeb mikrofoni lahti ja räägib, et kuidas te nende arutelude juurde või kuhu te jõudsite? Ja no hea tervitus minu poolt, mina Merit, ilma pildita, aga tekst täiesti olemas. Hakkasime jah kohe kirjutama, sest inimestel oli palju toredaid mõtteid ja võis ju kirja küll panna. Aga vahva oli näha nagu see, et kui mõned meist sõna nagu välja said öelda, siis et neil ei tulegi kohe nagu pähe, et nad teaksid ühtegi nagu suunamudijat niimoodi otse, keda nad nagu jälgiksid. Aga see mõte läks väga kiiresti selleni, et me tegelikult kõik oleme suunamudijad. Nii et ja kui noortest rääkida, siis tegelikult see teadlikkus sellest, et iga täiskasvanu, kes noort ümbritseb moel või teisel, igal juhul mingit mõju avaldab. Nii et me mudime seda suunda ühes või teises suunas nii ehk nii. Nii et selles mõttes ühtepidi nagu võimalus ja teistpidi ka sellised nagu asjad, mille peale nagu mõelda. Ja et mida peaks tegema, et suunamudijaks saada, ehk et juba oleme. Ei ole valida, me juba oleme, ükskõik kuhu me läheme. Ja ma mõtlesin, et selliseks heaks suunamudijaks saamine, võiks teada nagu seda, mida noored vajavad, mis on nende murekohad, olla sellega kontaktis, olla ise avatud ja uudishimulik ja laia silmaringiga, et näiteid tuua vajadusel, kui seda peaks olema vaja. Eriti just mulle hästi meeldis, kui Kairo, sa jagasid seda julguse teemat ja mõnikord need näited teistest inimestest, kes on julged olla. Ja hea on, kui meil on neid näiteid tuua, siis sõnumi selgus, et me oskame siis neid õigeid asju õigel moel öelda. Hoolivus ja avatus, ausus, siirus ja me jõudsime selleni ka, et tõime meie enda peades tekkis näiteid ka võib-olla sellistest nagu piirialastest suunamudijatest, et ka teadlikkus nagu oma piiridest, et kus on see piir, mida tegelikult ei peaks ületama, mida ei võiks ületada, sest me võime ka teha liiga. Ja mõned head näited, kõik inspireerivad õpetajad koolitunnis on igal juhul. Siin kolleeg tõi hea näite sellest, kuidas tema karjääriinfo spetsialistina vahel üllatub, kui õpilased ütlevad, et füüsika on nende lemmikaine, et mis mõttes, et keeruline ja raske, aga et meil on tore õpetaja, nii et näide sellest. Ja näiteks ka sellised head selge sõnaga tegijad meedias, kes on oma valdkonnas teinud tegusid ja julgevad sellest rääkida, nii et näiteks eilsest televiisori saadetest Kristel Kruustükk tuli kohe nagu meelde. Et võt, meie mõtted rühma poolt. Suur aitäh, Merit, sulle tõesti ma täiesti nõustun kohe teiega, et nii hea oli kuulda, et teil kohe need mõtted läksid nagu niimoodi kiiresti lendu ja et te olite valmis neid meiega ka jagama. Aga ma arvan, me jõuame ühe grupi veel võtta, nüüd võtame need, kellel olid natuke teised küsimused. Ja äkki, kui grupp number 5 on nõus jagama, siis nendel olid küsimused, et mida eriti julged siis plaanid teha järgmisel korral, kui nõustad mõnda noort inimest ja milliseid enda supervõimeid sa selleks siis kasutad. Et olge head, grupp number 5, äkki keegi teist avab mikrofoni ja jagab, kuidas te jõudsite ja milliste tulemusteni te jõudsite. Nii. Kes meil olid grupp number 5? Ma näen, teie mõtted on väga nagu super head, kui nüüd keegi julgeks veel ette ka kanda, jagada neid. No see me võime koos rääkida, et mis meil seal oli, nagu hakkas pihta sellest, et ole sina ise ikkagi, et hakkab sellest pihta, et ole sina ise, aja oma seda asja ja mis seal veel oli, siuke pidev areng ja see teekond, et minu meelest et just see ongi supervõime, et ole sina ise ja siis see vahetu suhtlus, see kontakti loomine, et ei tundunudki, et nüüd midagi ekstra, mingit ekstravagantset ei olegi vaja teha, et juba see, kui sa oledki sina ise, see autentsus ja siis noorte puhul ka see toimib ikkagi kõige paremini, et selline see baas aitab luua sellise normaalse kontakti ja suhtluse. Kas teil oli, Kadri, midagi veel, mida tahaks välja tuua? Ma näen, et teil oli siuke huvitav asi pandud, nagu vastutus on noorel ikkagi. Ja see, et ikkagi nendel see proaktiivsus, et mitte nagu eest ära teha, et see kujundab seda ühiskonda mitte, et kes ainult tarbivad, vaid ikka loovad ise seda sisu, ja et see
et see noorte oma see, et meie võime anda selle sisendi või mingi siukse impulsi, aga et nad võtavad ise selle aktiivsuse sealt üle, on ju, et ei jää niimoodi passiivsesse olekusse nagu. Et vastutus on lõppkokkuvõttes on ju tema enda peal oma elu ja kõik, et me saame nõustada ja anda nõu ja jagada neid kogemusi, aga et siis, et see hästi aktiivne suhtlemine ta oma poolt ja tema vastutus ja see, et tema elu ja lõppkokkuvõttes kõik tema otsused ja valikud, et me saame seda toetada ja suunata, aga tema on ikkagi see, kes seda siis nagu kannab nagu oma elus. Väga hea. Aga suur aitäh sulle, Kadri, selle eest ja ärge murettage teiste mõtted, mis siia kirja said ja mida me võib-olla täna kohe ja praegu ei jõua jagada, aga me koondame need igal juhul meie slaidi ettekandesse ja saadame teile järgmise nädala jooksul kindlasti, kui mitte juba sellel nädalal. Et suur aitäh, aga järgmisena siis tegelikult lähme veelgi põnevama teema juurde, et ja võib-olla siis mu kõige esimene küsimus, ma küll valmistasin polli kätte, aga mõtlesin, et hoopis paneme siia chati, et kes tegelikult teeme ikkagi polli, ma panen siia polli ette. Et küsimus on siis, et kes on juba chat GPT-d kasutanud. Nii, et kohe panen selle siia. Kohe vaatan. Nii. Vaatan. Mingil põhjusel ma ei saagi teile praegu näitab, et ma ei saa teda teile panna, aga siis võib-olla teeks niimoodi, et kirjutage siia chat. See on meil täitsa ees. On ees või? Super. Mul ei näitanud. Nii, aga siis te saate panna, et kes juba on kasutanud. Ja aitäh, Merit, sa said hääletada kenasti. Ma loodan, et teised ka saavad veel hääletada. Näin küll. Ja, super, väga hea. Siis äkki näeme. Nii. Huvitav, mul nagu üldse tulemused ei jookse. Mul nagu näitab, et on 0-0-0. Mina ei saanud hääletada. Väga tublid, kes juba kirjutavad siia chati ka. Minul kuidagi küsimus, et me nagu vastuseid ei loe ära. Aga võib-olla see on. Ei ole kasutanud. Mõned on paar korda proovinud, veel ei ole jõudnud. Nii et kas siit siis on tegelikult, võite julgelt veel kirjutada, et siis Indrek kindlasti näeb, et kes on kasutanud, kes veel ei ole kasutanud. Aga siis Indrek, annan sõna sulle. Räägi siis, mida põnevat maailm meile võib tulevikus pakkuma hakata. Eks see ennustamine kindlasti on keeruline ülesanne, aga ma arvan, et sa saad sellega suurepäraselt hakkama. Ja Indrek, sa jagad oma slaide ise, eks ju? Jah, kuidas mind kuulda on muidu? Väga hästi. Ja siis ma jagan ekraani. Ja siis ma pean selle share sound ka panema, eks ju? Just. Nii. Slaidid on ilusti ees. Selge. Tehisintellekti mõju tööturule. Tere, mina olen Indrek, olen Eduluse tehnoloogia juht. Kunagi oma alustasin minevikus, alustasin üldse inglise keele ja kirjanduse õpingutega, siis olin vahepeal mõne autistliku lapse tugiisik, siis olin erivajadustega lastekoolis õpetaja, siis proovisin riigikooli ära ja nüüd olen siis haridusettevõttes tarkvaraarenduse peal. Et olen need tööturu muudatuse mõjudisega selgelt läbi käinud, aga nüüd see, mis ootab meid veel ees, eriti nagu nooremaid põlvkondi, see on nagu päris suur turbulents ja nagu väga suur muutus. Me ei oska ette ennustadagi, et me ei ole kogenud nii suurt muutust nii vähese aja jooksul.
kui me nüüd ise mõtlesime, et kuidas me Edumus Schoolis saaks tehisintellekti rakendada, meil on eks ju kursused õpilaste jaoks, valikkursused, siis need variandid, mille peale me tulime, need on mul ühes järgnevas videos ka kajastatud kui selline online kool nagu Khan Academy, mis alustas lihtsalt YouTube'ist härra Khani väga ägedatest füüsika ja matemaatika videotest. Nemad juba on oma avaliku beetaga välja tulnud ja seda siis näete täpsemalt natuke hiljem. Üleüldiselt, et mis asju nagu te võiksite katsetada ja proovida, mida ma teile nüüd näitan ka, sest ma arvasin, et palju põnevam on see, kui ma näitan teile, mis asju on juba võimalik teha versus see, et ma räägin, et kuidas see tehisintellekt üldse töötab ja kui palju me üldse suudame seda mõista, et mina isegi nagu arendajana ka see, kuidas ta sisemiselt päriselt töötab, mina ei tea, ma peaksin nagu täiesti ennast ümber õppima selleks, et seda mõista, aga laias laastus kõik need tekstigeneraatorid töötavad niimoodi, et kui ma ütlen sõnad koer läks ja seal me juba oma mõistusega hakkame täitma seda järgmist ühikut, et mis seal võiks olla, et kõik need nagu ChatGPT-d ja selle alternatiivid töötavad täpselt samamoodi. Nad kuidagi targemad tegelikult ei olegi, nad ainult ennustavad, mis on kõige tõenäolisemalt järgmine sõna. Aga näiteks saab juba päris hästi luua videoid, saab luua tõetruude inimavataridega õppevideoid. Sellest ma kohe näite ka teile toon. Saab väga ilusaid, ägedaid pilte luua, on 2 mudelit, on see Dall-E ja Midjourney, mida saab kasutada Discordi kaudu, kasutab siis OpenAI loodud Dall-E'd. OpenAI on see, kes praegu kogu selle tormi on käiku lükanud sellega, et nad ChatGPT välja lasid ja siis see on ChatGPT on nende nii-öelda see keelemudel ja Dall-E on siis pildimudel, mille kaudu saab pilte genereerida. Kes ei ole proovinud, siis võtke chat.openai.com. See aeg-ajalt läheb maha lihtsalt selle tõttu, et neil on väga palju kasutajaid. Aga saab ka näiteks olla ChatSonic ja seal writesonic.com lehel on ka teised juba mingisugused etteõpetatud AI mudelid, et mis OpenAI tegi, oli, et ta lõi üleüldise AI mudeli, millega saab vestelda ja selle vestluse kaudu on võimalik saada, et ta võtab kokku mingit pika teksti, genereerib sulle teksti ja genereerib sulle juhendeid, kirjutab mulle näiteks seda, et missugused vead mul koodis on, et kui ma tahan mingit koodi kirjutada, siis ta ise kirjutab mulle selle valmis. Aga see on nagu selline üldine mudel ja mis iganes nagu spetsiifiline eesmärk kellelgi on, et selleks saab alati oma testandmete või nagu testdata peal saab seda välja õpetada ja siis nüüd hakkavad järjest tulema sellised ettevõtted, mis võtavad need üldised mudelid, nagu näiteks OpenAI loodud ChatGPT. ChatGPT on 3,5 peal, praegu tuli mudel 4 välja. Et võtavad need mudelid ja siis loovad mingi spetsiifilise case'i sellest, nagu Khan Academy loob endale siis õpetajate ja õpilaste õpiteekonna jaoks. Viimane näide siin on tehisnägude genereerimine ja siit kohe see slaidid, kes arvaks, et see on tegelikult AI genereeritud nägu. Seda inimest ei ole tegelikult olemas, see on puhtalt genereeritud. Samamoodi see nägu. Siin on näha, et võib-olla siin, kui see mudel on juustega kuidagi metsa pannud, aga see nägu on uskumatult realistlik. Ja mingites näiteks videotes on näha, et okei, see ei ole nagu 100% perfektne veel, aga vaadates, kui kiire areng on olnud viimaste aastate jooksul, siis see, kuhu me järgmise kas või paari aasta jooksul jõuame, on ilmselt väga-väga põnev.
siin on näide siis Synthesia AI-st, mille kaudu näiteks ma saan kirjutada lihtsalt teksti valmis ja selle tulemusel, ma saan teda kas või eesti keeles kirjutada, see tõlgitakse väga hästi juba inglise keelde ja siis see AI avatar saab seda ette lugeda. Nii, kas... Ei, häält meil ei ole. How I became an avatar and quickly explain the process of creating one. An AI avatar is a digital twin of a real person. For example, yours truly is an AI avatar of a real actress. The process of creating me started in a professional studio, where the real actress was filmed reciting a script. After that, the footage was processed by Synthesia's avatar producers, and after an AI abracadabra, a digital twin of the real actress came to life. And that's me. Coming also with the ability of speaking over 60 different languages and accents. The AI avatars you'll find in Synthesia are all digital twins of real actors. They have a contractual agreement with Synthesia to provide their likeness for business-related videos only. A team of content moderators makes sure that nobody breaks the rules, so it is impossible to spread misinformation, disinformation, or obscenity through videos created in Synthesia Studio. By the way, you can also create your own avatar by simply requesting one directly in the app. And that's a wrap of my short story. Now you can go try Synthesia Studio for yourself and save hundreds of hours while creating. Ehk siis mida AI praegu suudab, on võtta inimene, kellest on tehtud mingisugused videod või tal on hästi palju erinevaid pilte sellest inimesest ja ta suudab tema nägu ja miimikat animeerida. Me praegu veel väga hästi ei suuda mingit liikumist või aktiivset videot tekitada. Hey there, I'm Anna and I'm... Ja nüüd see on üks pikem video, aga ma näitan teile siit lihtsalt lõppu ja see on näide sellest, kuidas saab AI abiga väga palju kiirendada 3D keskkondade loomist. When I started my VFX journey back in 2006, I thought the most inspiring thing about 3D art was the fact that if I could think it, I could create it. And if I dedicated myself to becoming proficient in whatever 3D program, I'd only be limited by my imagination. 16 years later, and that idea still has me excited to create. And the duration between what's in my head and what eventually gets created on a screen only gets shorter the more time I create. So in this video, I'm going to show you specifically how you can bring your imagination to life in as little time as possible. We'll set color correction and film grain in DaVinci Resolve, and we got ourselves a pretty sweet final result. 16 years ago, when I first got into 3D, it took years to get to the point where I could truly create what I saw in my mind's eye. Today, with this kind of workflow and a little bit of practice, it can take just hours. And maybe one day, the immersive worlds we visit in our imagination can be created in the blink of an eye. Thanks for watching, everybody. Keep learning. Ehk siis mida üleüldiselt AI meil annab, on väga suure jõuõla ja võimenduse igasugustes digitaalsetes valdkondades, mille jaoks tõesti läks varem aastaid selleks, et õppida mingit tööriistu kokku panema ja iseendale mingit nagu intuitiivset arusaama tekitada, et kuidas mingeid asju kokku panna, siis praegu saab neid asju juba palju lihtsamalt AI abiga teha. Et kas minul koodikirjutaja arendajana on võimalik kasutada tööriistu, mis vähemalt teatud hetkedel kiirendavad minu töövoogu, ma arvan, vähemalt 2 korda. Just viimasel ajal on tulnud ka üks huvitav
liides meie maailma juurde, tuli Office 365 süsteemis ka Copilot, mis on juba siis edasi arendatud versioon sellest, mida praegu ChatGPT-s on võimalik kasutada. Et siin ma olen kirjutanud, et see on põhimõtteliselt juba GPT-5 ja ma järgnevas slaidis seletan, mida see tähendab. Siis on GitHub Copilot on näiteks see tööriist, mida mina arendajana igapäevaselt kasutan. Leidsin sellise väga huvitava tööriista nimega First Date, kus mina saan Tinderis sisse lülitada AI niimoodi, et selle AI eesmärk on viia mind inimestega esimese kohtinguni niimoodi, et mina ei pea neid kõiki neid sissejuhatavaid vestluseid pidama, et ma saan lihtsalt jõuda selle inimesega kohtumiseni. Ja siis kindlasti tulevikus hakkab olema niimoodi, et AI-d omavahel suhtlevad ja viivad inimesed kokku ja siis inimesed alles kohtuvadki kusagil kohvikus. Siis on näiteks Jasper pluss paljud muud startupid siia sellesse sektorisse lihtsalt valatakse praegu raha sisse, kõik üritavad joosta tormi, et sellest kullakaevust osa saada, mis on näiteks reklaamtekstide ja blogipostituste ja pealkirjade genereerimine, et enne kui palju on turundusinimesed aastaid pidanud tegelema sellega, et meil on lihtsalt vaja sotsiaalmeedia jaoks või mis iganes asjaks, meil on lihtsalt vaja sisu genereerida, lihtsalt luua seda ja et siis me palkame kusagilt Aasiast mingi madalapalgalised inimesed, kes seda kirjutavad meile, aga nüüd AI saab väga hea keelekasutusega ja väga head hästi suunatuna suudab meile genereerida kõike seda. Ja minu jaoks üks kõige ägedamatest tööriistadest praegu on siis see Khan Migo, mis on Khan Academy individuaalse õppe AI. Ja praegu nüüd ma näitan teile, mida siis Microsoft 365 Copilot hakkab võimaldama Microsofti ökosüsteemis, sidudes ära kõik need äpid, kõik need andmed, mis on Microsofti toodete sees, siis selle LLM-i ehk siis Large Language Modeli nende keelte mudelite võimekusega. Exceli kasutajatele see saab kindlasti olema väga võimas tööriist, kui ei pea ise mõtlema või uurima, et kuidas genereerida mingeid graafikuid, et sa saad lihtsalt öelda, et ma tahan näha selliseid asju nende andmete põhjal ja siis see mudel lihtsalt oskab sulle selle graafiku genereerida. See on väga võimas. Ja nii edasi, eks ju. Mis ma kommenteeriksin võib-olla ka, see on see, et ühelt poolt me näeme, et need tööriistad on mega võimsad
ja mis minu arust see Copilot nagu hästi näitab, on see, et need tuleviku töö ja ametikohad hakkavad muutuma väga palju. Et kui täna näiteks olles turundusagentuuris tööl, kus ma kunagi ise ka olin, siis lähedki kliendi kohtumisele, seal keegi teeb märkmeid, siis paneb kliendile presentatsiooni kokku, analüüsib mingisuguseid andmeid selleks, et siis neid seal presentatsioonis kasutada ja nagu teavitada teisi osapooli ja hoida neid kaasatuna, siis põhimõtteliselt, mida see Copilot siin reklaamvideos näitab, on see, et kõik selle töö suudab see tehisintellekt ära teha, sest et nagu need teemad olid koosolekul juba arutatud, põhipointid olid juba paigas ja põhimõtteliselt tuua kogu selle info kokku. Ja niimoodi seda inimeste tehtavat tööd oluliselt võimendada nagu mitmekordselt, mis siis minu arvates tekitab jälle nagu selle esialgse küsimuse, et mida siis tuleviku need töökohad endast hakkavad kujutama ja ma näen, et nagu sellise tehnoloogiaga ei ole enam tulevikus selliseid ametikohti, kes nagu lihtsalt tulevad ja teevad seda administratiivset tööd, et kus sa nagu oma pead väga palju kasutama ei pea, vaid vastupidi, nagu inimestelt oodataksegi siis seda nagu uut ja unikaalset vaatenurka. Ehk siis, kas me võiks siin öelda, et kui näiteks karjäärispetsialist aitab noorel või inimestel kujundada või tavaliselt trükkida või ütleme, et CV koostamiseks on reaalselt vaja trükkimist, siis nüüd, kui me vestleme, siis see AI kuuleb ja samal ajal, kui me vestleme, siis vestluse lõpuks on juba see CV valmis ilusti. Et me saamegi nagu, nii kui te lähete perearsti juurde, siis tegelikult ta ju poole ajast istub nagu niimoodi klaviatuuris, eks ju. Aga nüüd ta saabki võib-olla mulle nagu otsa vaadata reaalselt ja kõik see asi on automaatselt juba süsteemis. See mõte täna ei ole koheselt rakendatav, aga ma arvan, et juba poole aasta kuni maksimaalselt aasta pärast see on nagu täpselt nii lihtsasti tehtavgi, et sa paned telefonis mingi äppi lihtsalt kuulama seda vestlust ja siis selle tulemusel ta genereerib tõenäoliselt nagu väga hea CV. Jah. Edasi, et need arengud, mis meil on viimase paari aasta jooksul toimunud, ongi reaalselt ainult viimase paari aasta jooksul toimunud, et siis OpenAI selle põhimudeli esimesed versioonid tulid välja aastal 2018, kus nad olid nii-öelda toredad lelud, ehk siis näitasid, et päris toredat asja suudab teha, aga ei suutnud midagi märkimisväärselt. Alles GPT 3.5 versiooniga ja see, kui nad lasid selle välja selle chat interface'i kaudu, selle kaudu kogu maailm sai väga kiiresti aru, et siin on midagi totaalselt revolutsioonidest käsil. Chat GPT sai esimese 5 päevaga vist juba 1 miljon kasutajat täis. Nüüd tuli välja just GPT-4 versioon, mis on muudetud juba palju adekvaatsemaks, ehk siis nagu vaatamata kogu sellele nagu haipile, et kui äge ja võimas kõik see on, siis siin on, need mudelid on ka üsna ekslikud, et see tehniline termin selleks on hallutsineerimine, ehk siis nad võivad väga enesekindlalt väita midagi totaalselt ebaadekvaatset ja nüüd nagu järgmiste mudelite põhieesmärk ongi see, et saada neid järjest adekvaatsemaks, et nad ei inimese teadmata ei looks võltsinformatsiooni. Ja GPT-4 üks olulisi funktsioone on ka see, et kui ta jõuab mingisuguse tulemuseni, siis ta oskab sulle punkti haaval, järelduse haaval näidata, kuidas ta üldse jõudis selleni, kui eelnevad mudelid olid põhimõtteliselt nagu must kass, kus ei näinud hästi sisse, kuidas ta jõudis selle tulemuseni. Teatud pluginide extensionite kaudu on võimalik GPT-4 juba internetiga ka ühendada, muidu sellel nagu tavamudelil ei ole ligipääsu internetiga,
aga minu siis nagu ennustus on see, et mis on põhimõtteliselt GPT-5 ja pluss, on see, et need mudelid õpivad kasutama teisi tööriistu nagu kalkulaatorid ja kõik avalikud API-d ehk siis kõik tarkvara tööriistad, mis on neti kaudu ligipääsetavad. Olgu see siis e-kool, olgu see Edumus, olgu see Microsofti ökosüsteem, Google'i ökosüsteem, mis iganes, kõik see on avalikult kättesaadav masinatele. Nad õpivad kirjutama ise koodi, seda jooksutama, õppima ning seda paremaks tegema, ehk siis me reaalselt võime juba 2–5 aasta jooksul jõuda sinna, kus inimene saab lihtsalt häälkäsklustega öelda, et ma tahan sellist telefonirakendust, mis teeb sellist asja ja siis see reaalselt saabki talle loodud, seda saab edasi itereerida, et vii see nüüd sinna, vii too asi sinna, too mulle see asi siia, ühenda need asjad omavahel ära. Et see on uskumatu, kui suure võimsuse poole see asi on teel. Samamoodi siis genereerida realistlikku videot ja 3D maailmaid. Sam Altman, kes on see OpenAI CEO ja Elon Musk, on mõlemad öelnud, et me peaks saama AI arendamist aeglustada, aga see tegelikult ei ole enam võimalik, sest me vaatame otsa sellele, milline võidujooks ja võidurelvastumine hakkas pihta Google'i ja Microsofti vahel kohe, kui ChatGPT välja tuli. Kuna see on nii võimas tööriist, siis need ettevõtted teavad väga hästi, et kes saab kõige kiiremini, kõige parema edu, see ilmselt saab nagu väga-väga suure majandusliku kasu sellest. Ja võib tagada sellele endale nagu järgmised aastakümned head kasvu ja püsimist. Ehk siis keegi ei hoia enam sellega tagasi, sealhulgas ka riigid, kes kasutada seda teistsugustel eesmärkidel. Sam Altman kirjutas ka, et praegu aastal 2023 USA-s siis läheb umbes $30,000 selleks, et saaks tavalise iPhone'i äppi luua, aga $300 selleks, et torumees tuleks sulle ja teeks mingi asja kodus korda. Ja ta arvab, et juba aastal näiteks 2028 see on radikaalselt teistmoodi, et see, mis tarkvara arendus on praegu nagu kõrgtasemeline oskus, aga see varsti muutub AI kaudu lihtsalt teenuseks, mis on massidele ligipääsetav mingisuguste äppide kaudu. Keel pole ka enam üldse takistuseks, et olen kasutanud nii inglise keelelt eesti keelde, eesti keelest inglise keelde ja ütleks, et võrreldes sellega, mis nagu Google Translate oli 2–3 aastat tagasi, siis praegu nende uute mudelite eesti keelde ja eesti keelest tõlkimise võime on uskumatult heaks muutunud. Tulles selle juurde, et kuidas AI-d on võimalik kasutada hariduses, meil on ma läheks kohe tegelikult selle Khan Academy video juurde, et ma jätan meile aega ka arutlemiseks ja siis siin on see väga hästi. Hi everyone, Sal Khan here from Khan Academy, and I'm very excited doing an exercise on Khan Academy. You want a hint. You essentially want a tutor. We think artificial intelligence needs to be a tool for real learning and not for cheating. And that means that it's great to have Khanmigo be a tutor. We think this tutoring use case is especially powerful as we come out of the pandemic. All of us as educators want to address unfinished learning, but we know that tutoring can only work if it's connected to what students are already doing in the classroom, and ideally actually being able to do it in the classroom. And this is exactly what we're doing as part of Khanmigo. And what's really exciting about these next generation models that we're working with is that they can do math.
They don't always do it perfectly, but it is improving dramatically and quickly week by week. So we thought pulling it out of them, making it more fun, making it more engaging. Work, but ehk siis selle asemel ka anda lihtsalt suur võimekus õpilaste kätte, et me saame luua tööriistad, mis reaalselt tõmbavad selle loova võimekuse õpilastest välja. Pulling it out of them, making it more fun, making it more engaging. Imagine a world, which we actually are putting as part of our lab's activities, where students can debate any topic they like within reason, reasonable topics, where the AI can take the other side and they can really fine-tune their arguments. They can have conversations with historical figures or figures from literature. They can get help on problems that they might have to do in class or in homework, but once again, not in a way that it just gives them the answer, but in a way that a good tutor would do it, that it helps nudge the students for them to figure it out themselves. Nii õpilase jaoks eraõpetaja ja õppe individualiseerija kui ka õpetaja jaoks tööriist selleks, et luua üldse õpivahendeid ja progressioone õpilaste jaoks erinevatel teemadel, mis muidu õpetaja jaoks võtab liiga palju aega ja selle tõttu lihtsalt õpetajad ei saagi sellega tegeleda. See individuaalne õpirada on päris hea unistus olnud siiamaani, aga nüüd meil on ka mingisugune võimalus seda päriselt rakendada. Hi everyone, Sal Khan here from Khan Academy. Nii. Eks meil seisab ees hariduses päris hea katsumus. Selleks, et kui on võimalik nii kergesti saada vastuseid ja lahendada ülesandeid, siis ei piisa sellest, kuidas me oleme siiamaani õpetanud, vaid peab reaalselt õpetama lastele, mis on sisu mõistmise ja rakendamise väärtus. Õpetuseks teile mõned üldised ennustused, et meil saavad olema igasugused meditsiinilised nõustajad, mis toob meile individuaalse meditsiini, AI õpinõustamine, kindlasti muusikaloojad, kes on puhtalt AI mudelid, finantskauplemise ülevõtta AI tööriistade poolt, digitaalsed intiimsuhted AI-ga, kes arvab, et see on võib-olla, et seda nii kiiresti ei juhtu, siis minge Jaapanisse, vaadake, mis on praegu toimub juba. Siis füüsilised intiimsuhted AI-ga, mida paremaks lähevad robotid, siis augmented reality, virtual reality ja see biomimeetika, ehk siis inimlähedase silikooni tootmine. Paljud tööd muutuvad lihtsalt AI haldamiseks ja kontrollimiseks, ja sealhulgas ka minu töö. Järjest rohkem teletähed ja suunamudijad ja pornotähed hakkavad olema AI genereeritud ja iga kuulsa inimese kohta on mitukümmend deepfake kontot. Ehk siis deepfake on see, mis näeb välja nagu see inimene, aga on võetud olemasolev video ja siis AI-ga on sellele hoopis mingi teine nägu peale pandud. Kindlasti hakkavad olema sellised mingi skämmeri AI robotid. Ma olen täiesti kindel, et mitmed pangakontod tühjendatakse ära enne, kui me õpime kuidagi adekvaatselt neid vältima. Väga palju kohtucase maailmas intellektuaalse vara kasutamise kohta, sest selleks, et neid mudeleid välja õpetada, kas või piltide genereerimisel on kasutatud päris inimeste fotosid. Aga siis see ei ole otseselt nende fotode kasutamine, aga nende põhjal kuidagi genereerimine, mis on kogu selle mudeli põhimõte. Koolides ma kahtlustan, et küberkiusamisena võetakse kasutusele mingil hetkel ka deepfake pornograafia, kui selle tekitamine muutub natukene lihtsamaks ja muidugi klassikaline see massilise valeinfo levitamine sotsiaalmeedia kaudu. Ning tulevikus, ma arvan, meil ei ole, kui me suhtleme kellegiga telefonis või e-kirja teel, siis meil ei ole tegelikult väga head aimdust enam, et kas tegu on AI või inimesega.
ja ma kahtlustan, et Euroopa Liit on esmajärjekorras ilmselt see regioon, kes nõuab, et AI tuvastaksid ennast AI-na, mis iganes suhtluses. Aitäh, see on praegu kõik minu poolt, et vastus küsimusele, et kuidas tööturg muutub, ausalt öeldes väga raske on midagi sellest ette ennustada, sest kes seda oskab öelda, aga need muutused saavad olema ja need saavad tulema väga kiiresti. Suur aitäh, Indrek, sulle. Indrek juba pani järgmise slaidi ette, et siis mitu korda siis vahetab noor töökohta vanuses 18–24. Õige vastus oli 5,7 ja see on siis Ameerika uuringu tulemus, mis viidi siis läbi ameeriklaste seas. Et noh, kas me oleme nüüd Euroopas samal tasemel? Ilmselt need noored ikka vahetavad sama kiiresti, ehk siis justkui üks töökoht aastas. Aga võib-olla siis tulles korraks tagasi Indreku jutu juurde, et kõik ei tunduks nagu, et nii hirmus ka oleks, eks ju. Et kindlasti AI aitab väga palju, et seesama motivatsioonikirja kirjutamine, võib-olla natuke kirjandusõpetajad oleks nagu siin rohkem mures võib-olla kui tavalised ettevõtjad või mõne teise aineõpetaja. Et aga kes siis nagu neid kirjandeid ikkagi kirjutama hakkab, et kui AI saab nagu nii võimsaks. Et see saab olema kindlasti väga põnev väljakutse. Ja ma olen tegelikult juba päris oma nagu mitmelt tuttavalt kuulnud, et nende nõustatavad kliendid juba kasutavad AI-d nagu selleks, et mul on täna paha tuju, mida ma peaksin tegema selleks või et mida teha, et tõsta enese motivatsiooni. Ja kõike selliseid asju, mis tundus nagu mulle ju nagu kauge, aga et see päriselt ongi juba kohal. Inimesed päriselt kasutavadki AI-d nagu oma suhtluspartnerina ka. Et need, kes on kindlasti, ma ei tea, kas nutikamad või nendel on juba kogemust või huvi olnud suur, siis nemad juba kasutavad seda nagu sellistes kohtades ja sellistes protsessides. Nii et nüüd küsimus, et kas katsetada vastu voolu ujuda või minna ikkagi vooluga kaasa, et ma arvan, et selles on küsimus. Aga Maria tahab rääkida ja siis anname publikule ka sõna. Ja, ma just kõlan kaasa siin, et kuigi tõesti, Indrek, sa kuvasid väga sellise düstoopilise pildi kogu sellest tehisintellektist, siis minu jaoks kohe hakkas see seostuma Triinu varasemalt räägitud looga, et nagu lõppkokkuvõttes kõik inimesed võiks tahta ju olla õnnelikud, et kui me siin karjäärispetsialistidega täna koos oleme, siis minu arvates peakski meie haridussüsteemi eesmärk olema aidata noortel leida nende andeid ja huvisid ja neid tegevusi, mis on nende jaoks huvitavad ja mida tehes nemad saaksid olla õnnelikud, et ei ole mõtet enam trillida seda vana süsteemi, kus kui meie haridussüsteem tuleb sellest industriaalajast, kus see inimene oligi see tööriist, kes tõstis mingisuguseid asju või ma ei tea, kirjutas ümber mingisugust teksti, et siis sellises tuleviku majandussüsteemis see inimene seda rolli täitma ei pea, sest et tehisintellekt teeb seda palju paremini. Niisiis me peakski võtma endale eesmärgiks aidata just noortel leida neid kohti, kus nad päriselt tahaks enda huvisid arendada ja täna võttes esimene samm ja selleks, et siis tulevikus nad oleks valmis kõiki neid järgmisi samme võtma, mis selle kiire tehnoloogia arenguga kaasa tulevad. Ja, aga võib-olla siit sõna publikule, kas keegi tahaks midagi küsida, täpsustada, arutleda veel? Võib-olla tekkis mõni mõte, idee. Ma tooksin paralleeli, et see AI nõustaja, et Äripäevas on üks väga tore intervjuu, et inimene küsis investeerimisnõu AI-lt, selle chatbotilt. Ja siis oli tegelikult, ja siis on see mõte, kas see võib inimest kahjustada.
või pigem kahjustada. Aga tegelikult enamik vastuseid algas nii, et ma ei saa sulle küll otseselt nõu anda, et siin on nii plussid kui miinused ja mingid sellised üsna, et praegu jah, sellised, et tegelikult ei kahjusta inimest, aga inimene mingeid mõtteid saab, aga kindlasti sellist otseselt väärnõu ei anna, et otseselt ei aita, aga ei ütle, kuidas teha, aga mingid mõttesuunad võib-olla andis inimesele, et võib-olla pigem oli isegi kasulik niimoodi AI investeerimiskonsultant, et millist kraami Balti börsilt osta, et mõned küsimused, et kas näiteks selle panga aktsia on hea, kas see või see aktsia, siis olid need hästi ümarad vastused. Aga see minu arust panebki selle küsija sellesse rolli, et nagu sa pead iseenda jaoks otsustama, mis on sinu eesmärk. Et sa ei saa nagu, kui sa küsid tehisintellektilt, kas ma pean minema paremale või vasakule, siis ta küsib sult vastu, et kuhu sa jõuda tahad. Et jah, nii-öelda kui see otsustamise ja loovuse vastutus läheb nagu üha enam inimestele, sellepärast et seda nii-öelda vahepealset tööd tehakse juba nii efektiivseks, ehk siis lõpuks jääbki ainult nagu otsustamine ja strateegia tegemine. Ja võib-olla mida me ise oleme siin Edumusskoolis nagu noortelt kuulnud või näinud või nendega vesteldes, on see, et mis neile nagu muret tekitab, ongi see, et esiteks ei tea, mida nagu valida, et kuna need töökohad ju pole täna veel loodud, kus ma tulevikus hakkan tööle, eks ju. Et kui mina käisin koolis, ma arvan põhikoolis, siis ei olnud karjääriinfospetsialisti kui ametit üldse olemaski, eks ju. Ja kui mul küsiti, siis ma ütlesin, ma tahan müüjaks saada, siis saab palju kommi süüa. Siis ma olin veel lasteaias, eks ju, kui ma niimoodi vastasin. Aga et see tekitabki võib-olla nendes ka nagu veid sellist segadust, et mida siis teha, eks ju, et milles ma siis olen hea. Ja võib-olla, mitte võib-olla, vaid päris kindlasti nad on öelnud, et nagu viimasele, mis edumuse või nagu meie mõte on olnud alati see, et pakkudagi nendele õppijatele valikut siis valikkursuste näol, eks ju. Ta saabki katsetada, kas kriminoloogia võiks olla see, mis teda paelub, mida ta tahaks võib-olla edasi õppida või kus ta näeb, et selles suunas ma võiksin tulevikus töötada või hoopis geenitehnoloogia. Ja võib-olla nagu ka see arusaamine, et see kriminoloogia ei ole ikkagi päris see, kus ma tunnen, et ma tahaks tulevikus olla, siis see on ka, see teadmine aitab nagu edasi, et ma olen välistanud ühe valiku, eks ju juba. Et see on nagu meie eesmärk, mida me tegelikult nagu siin Edumuses tahame kindlasti nagu kanda, et seda valikut anda noortele, et ilmselgelt me saame aru, et tavakool ei suuda kõiki neid valikkursuse neile pakkuda, eks ju. Ja siit teisalt tuleb veel ka see, et kui ma täna lähen, tegelikult me võiks ju proovitööd teha, eks ju. Käid erinevates ettevõtetes, räägid inimestega, et ma ei tea veel, mida ma ülikooli õppima lähen, aga ma tahaks katsetada, tulla proovima. See nõuab nagu sellist julgust, eks ju, minna, rääkida, sotsiaalseid oskusi. Aga võib-olla ma olen natuke selline ekstravert ja ma ei ole nii avatud, et siis talle võib-olla sobib väga hästi see veebiteel õppimine, eks ju, nii nagu Maria enne välja tõi, 1/3 hindelt väga hästi sobis, eks ju, suurepäraselt. 1/3 oli täitsa ükstaskõik ja vaid 1/3 olid see justkui natukene hinded langesid, eks ju. Et siis see on jällegi üks valik, mida me saame pakkuda selleks, et noortel aidata leida seda oma tuleviku rada. Ja ma lisaks siia veel omakorda juurde, et mitte ainult leida, vaid tegelikult anda neile lõpuks need tööriistad, teadmisi ja enesekindluse, et nad seda looks. Sest et kui kõik on juba olemas, kui me suudame nagu läbi tehnoloogia väga hästi pakkuda kõigile nagu tagada need baasvajadused, siis ongi lõpuks elu eesmärk see eneseteostus, et sa lood iseendale selle tuleviku ametikoha, mis sind teeb õnnelikuks ja nii-öelda pakub sulle võimalust siis ühiskonda panustada. Ja ma arvan, et tuleviku vajadused inimestel muutuvad ka seeläbi teistsuguseks, sest et kui nii-öelda kõigil on ainult need nii-öelda first world problemid, et jah, ma arvan, see on väga huvitav aeg, kus täna elada. Täiesti nõus. Äkki nüüd on kellelgi tekkinud mõni küsimus või Indrek tahab veel midagi lisada? Ma ütleks, et väga head täiendused teie poolt. Kui
küsimusi ei ole, siis mina luban, et ma saadan teile salvestused ja slaidid õige pea. Ja ma ei tea, võib-olla siis õnnelikumad ja teadlikumad noored võiks olla need, kellega siis seda vahvat AI maailma koos luua, ütleksin võib-olla mina. Aga äkki keegi tahab veel siit midagi täpsustada või lisada või äkki Maria, sina tahad veel midagi öelda? Minu poolt ka suur aitäh esiteks, et teete seda tööd, mida te teete, inspireerite noori tegema julgemaid valikuid ja ma näen, et selles eesmärgis me toimetame Edumusskooliga teiega koos. Nii et ühelt poolt ma loodan, et teie saate olla noortele abiks ja võib-olla soovitada neile neid kursuseid, mis võiks neid kõnetada. Ja teistpidi, kui te näete, et on teemasid, mis ei ole veel nii hästi kaetud, siis andke meile aga julgelt teada, sest et me ka pidevalt otsime uusi õpetajaid ja koostööpartnereid selleks, et võimalikult sellist terviklikku maailmapilti saada nendele õppijatele pakkuda. Nii et suur aitäh minu poolt. Ja suur aitäh, et leidsite aega meiega siin 2 tundi rõõmsalt vastu.